Tere! Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja tänane video on natuke selline kevadine või ma ei tea, no tulevad ju need kevadpühad. Ja siis mul oli tunne, et võiks teha sellise natuke kevadpühadise meisterdusvideo. Vahepeal oli siin küll natukene lund maas, aga nüüd ma olen juba istutanud õue võõrasemad ja mõned suvelilled isegi, eks peab siis vajadusel neid kattama. Siin on, mis seis on praegu talikülviga, seal on dokroosid üles tulnud, siin need pisikesed on lõvilõuad. Ma loodan, et nad kasvavad suuremaks. Sammal on küll tulnud sinna peale juba, aga no äkki ikka tulevad. Ja siis kolmandas kastis on ainult üles tulnud meelespead ja midagi oli seal nurgas veel, mida ma ei mäleta, mis see oli. Ja siis mul sai kuurisein valmis vahepeal isa ja venna abiga ja siis ma tegin kohe järgmine päev kuldnoka pesa sinna, sest kuldnokad kogu aeg lendasid seal ja oligi järgmiseks hommikuks juba olid linnud sees. Ja siis ma mõtlesin, et üks päev, et hirmsasti tahaks aviga mökerdada midagi, et kahjuks nagu siin ühtegi sellist tavalise saviringi ei ole läheduses kuskil, et saaks nagu teha päris põletusahjuga ja niimoodi. Aga siis alati saab teha ju selle ise kuivava saviga natuke midagi, mingit suurt asja ei saa. Aga mõtlesin, et teen ühe sellise pildi. Tegin kõigepealt selliseid väikseid ringe ka, et ma panen sinna ka mingid tibu või jängu pildid peale ja saab riputada kuskile, aga siis ma mõtlesin, et teen ühe suure muna ja sinna paneks siis ühe sellise jänku pildi. Kui ma käisime Lätis, siis ma vist näitasin ka, millise salvräti ma ostsin ja see sobiks sinna ideaalselt ja siis riputaks kuskile seina peale selline muna. Selle ma panin ahju juurde kuivama ja see kuivas hästi ruttu ära. See on minu ajutine esik praegu, ma vist ei ole seda isegi näidanud. Ajutine sellepärast, et see läheb remonti, aga siin on mul selline jalatsi kapp ja mõtlesin, et selle kapi kohale oleks äge riputada, et siin on mul juba see jänesepiltsi ja PVA-ga kinnitatud, väike lips pandud ja pael ja saab ükskõik kuhu. Mõtlesin ka vahepeal, et riputan õue kuskile, aga esialgu on see koht siin. Et see on minu esik hetkel, et siin oli vahesein, kus see tala on maha lammutatud ja siis ma värvisin kõik need vineerid seal valgeks ja panin kardina ja lühtri ja et oleks enam-vähem. Ja see kimp on sügisel pandud siia. Ta on vaasis ja vesi on ära kuivanud, aga need igialjad oksad on siiani ilusad. Ja üks selline projekt. Ma leidsin siit kuurist ühe selline, see oli pooleks, keskelt pooleks. Ja ma liimisin ta kokku ja ma arvan, et see on munarest. Ma ei tea, võib-olla midagi muud. Ma ei tea, mis pallid sinna käivad, aga ma panin ta puiduliimiga kokku, sidusin kinni ja lasin tal paar päeva kuivada. Aga siis ikka üks väike vahe jäi nagu sinna ühte otsa ja sinna ma panin siis vuugitäidet natukene. Või mingi selline möks on, mida pannakse pragudesse. Ma ei tea, kas selle nimi on vuugitäide. Ja siis lasin veel kuivada, lihvisin selle siledaks ja kuna ma ei saanud seda puitu nii puhtaks ja see vuugitäide jäi näha, siis ma mõtlesin, et ma värvin ta ilusaks kollaseks nagu munarebu või mitte nii tumedaks. Nagu linnamuna siis, nagu mitte maamuna. Ja siis teen PVA-ga üle, panen sinna veel väiksed pildikesed vahele, et oleks selline pühade hõnguline. Ja sellega saan siis mune külmkapis hoida, et oleks ilusam, et ei pea hoidma tavalises pappkarbis ja mine tea, võib-olla kunagi isegi võtan omale siia kanad, et kõik on võimalik ja siis on ka äge hoida sellise ilusa aluse peal mune. Need on juba keedetud munad ja kuna mul olid siin nädalavahetusel pere kõik koos ja kõik lapsed olid kodus, siis me värvisime juba munad ära, sest õigel päeval meil ei ole. Ja oli hea kasutada seda munaresti. Väiksem teeb pildikatega suuremad proovisid kleepida PVA-ga neid kuivatatud lilli ja oksi ja mis mul seal lehti ja neid tegid paar muna nendega. Ja siis ka joonistasid pildikaga paar muna, nii et lihtsalt selline väike nookitsemine, tulemus ei ole oluline, me pärast ei söönud isegi neid mune, lihtsalt tegevus ja samal ajal saab juttu ajada
ja selline mõnus perekondlik istumine ühe laua taga. Ja siis ma tahtsin proovida purke tuunida, ma ei ole nii ammu seda teinud, ma tegin seda kunagi päris palju, mäletagi isegi võib-olla 10 aastat tagasi, aga nüüd ma mõtlesin, et prooviks jälle, sest mul oli isegi kokku lepitud üks töötuba Hargla postisalongis, Postimaja salongis, et ma siis teen enne läbi, sest ma ei olnud nii ammu teinud ja lihtsalt tuletaks meelde ja tuuniks siis mõned purgid näidiseks ka ja kuna mul endal oli nagunii ka kodus soov mõnda purki kasutada, kas lillepotina või mis ja veel mõne asja hoidmiseks, siis mõtlesin, et ma katsetan. Ja kõigepealt ma siis seal näpitsatega vajutasin, et kui on teravad ääred, vajutasin need ääred kinni, sest muidu nagu on ohtlik ja võib vigastada ennast. Ja siis kriidivärviga. See on ka konservikarpi saab teha, et seda ma vist isegi lõppu ei näitanud, kuidas see mul välja tuli, aga põhimõtteliselt saab kõiki karpe kaunistada. Konservikarbile võid panna veel jalad alla ja mingid kaunistused peale ja saad näiteks oma mingid võtmeid hoida või mingid pisiasju. Ja siis ma leidsin ükskord jalutades metsal sellise roostes konservikarbi mingi vana, sest praegu selliseid enam vist poes ei saa. Ja see oli nagu liiga tume minu jaoks, aga mulle ta samas meeldis ja ma tahtsin temast midagi teha. Ma tahtsin teha nagu lillepoti alust. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin et tupsutan kriidivärviga üle ja siis pühin kohe selle värske värvi maha, et ta jääks natukene heledam, et ta ei oleks nii süsimust. Ja nagunii mul on plaanis sinna ka mingi selline jängu või millegi pilt peale panna, et oleks selline kevadehõnguline ja munadepühahõnguline. Et siis on hea, kui see põhi on heledam. Aga ma ei tahtnud ka üleni, ma nagunii pärast veel vanutan teda ja teen nagu mingeid erinevaid värvitehnikaid seal, aga lihtsalt oleks selline nagu selline laiguline ja mulle meeldib just, et on selline laiguline, kohati tume, kohati hele ja seal on auk. Sinna peale ma otsustasin, et ma panen siis selle pildi, et siis on okei. Ja ma trükkisin tavalise printeriga välja, netist otsisin selliseid lahedaid jäneste pilte, valisin ühe pildi ja panen PVA-ga sinna peale. Et mul sellist sobivat salverit ei olnud ja see võib oleks jäänud ka liiga õhuke, et see auk oleks võib-olla ikkagi natuke näha jäänud. Aga tavaline printeri paber ja siis see augu katab ilusti kinni. Ja samuti PVA-ga tugevalt mõlemalt poolt üle teha ja sellest piisab. Sest ega ma teda õue ei vii, kuigi ta kannatab ka natukene vett, see PVA ei ole probleemi. Et mul on üks pilt, mis ma tegin paar aastat tagasi poisi väikseks jäänud särgist, et lõikasin selle rebase pildi sealt särgi pealt välja ja kleepisin ilusa vana puu peale ja riputasin ta õues kuuri külge ja ka PVA-ga ja ta terve aasta oli seal, kõik vihmad elas üle ja midagi ja see pilt on ikka seal ilusti kinni. Ja siis mul oli ka mõned sellised uuemad purgid. Ka selline, neid ka vist ise väga ei jaksa osta, aga kuna mul üks sugulane töötab kohvikus, siis tänu talle ma sain sellise suuremaid purke ja siis ma värvisin selle üle nii kaua, kuni see eelmine kuivab, siis ma lasin ka natukene seda vintage vahaga seda ääri just eriti ja niimoodi kohati laiguti, mitte üleni ma ei teinud, et lihtsalt mõned kohad. Need valged purgid ma tegin ka vahepeal, panin sinna ühed kukepildid, et seda ma ka ei hakanud filmima ja selle ka nüüd vaatasin, et tuleb liiga valge, et ka teen selle vahaga üle, et oleks nagu selline nagu vanutatud ja ei ole nagu liiga steriilne. Mulle ei meeldi, kui on liiga nagu lumivalged asjad, et ma tahan, et oleks natuke nagu näha, et on kantud ja kasutatud ja et on nagu natuke nagu retro. Ja siis ma vaatasin, et ei, sellest on veel vähe. Ja siis mul tuli meelde, et mul on üks selline kuldne nagu, ta on nagu, näeb välja nagu silmalau värv, aga ta on mõeldud kunstitarvete või niimoodi asjade tuunimiseks, mitte silmade peale panemiseks. Ja siis lihtsalt näpuga panin mõnesse nurka ja niimoodi õõrusid hästi laiali, ta ei jää nii särama, kui seal tundub. Püüd veel selle lapiga suurema osa ära ja ta lihtsalt annab väikse läike sellise.
natukene huvitav. Ja siis ma tahaks, et oleks nagu veel rohkem selline vanem ja siis mul oli nagu ammu juba ostetud üks Hämmerati purk erinevate kunstiprojektide tarbeks ja siis ma lihtsalt kuiva pintsliga võtan kaane pealt imevähe värvi ja tupsutan mõnesse kohta nagu eriti just äärtesse ja noh, et oleks nagu määrdunud või selline efekt. Ja siis natukene pildi nurkadesse ja niimoodi. On võimalus veel tegelikult sellist purki painutada ühest otsast niimoodi kogu poole nagu kannu efekt teha, nagu kannu tila teha ja panna ka sinna sang. Et ma katsetasin ka, tegin ühe kannu moodi sellise purgi, aga ma olen unustanud seda filmida, nii et ma näidata ei saa, aga ma siis igaks juhuks räägin, et nii saab ka teha. Saab teha ka sellest suuremast purgist sellise kannu, et saab panna ka näiteks puidust käepideme sinna kruviga külge ja siis painutad näpitsatega selle pleki osa ühest otsast niimoodi kannu tila kujuliseks ja jääb väga efektne. Ta ei ole küll hea mõeld, noh, saab tegelikult teda kannuna kasutada, aga noh, ta on lihtsalt ilu pärast, ma arvan, et ka mingi lill sinna sisse panna on okei. Ja siis mul on veel selline vaskne värv ja siis ma mõtlesin, et sellele jänese omale ma teen ka natuke seda erksamat vasevärvi nagu roostet sinna peale. Et see vana rooste on seal niimoodi tuhmunud, et ma teen seda sellist nagu erksamat vasemoodi roostet sinna natukene, lihtsalt mõned üksikud täpikesed siia-sinna. Ja siis ma arvan, et ma olen rahul ja ta näeb välja selline tõesti nagu vana metsalt leitud, aga see jänese pilt on nüüd sulandub nagu sinna sisse, ei ole nagu niimoodi, noh, ei ole nagu nii, ei häiriks, kui sa paned lihtsalt sellise ilusa puhta jänese pildi, siis see häiriks. Aga nii on nagu parem. Ja siis mul oli riiulis või meisterduskarbis kunagi leitud sellised, need on mingid elektrisüsteemi, mingid kraamilised nupud ja asjad ja aga nagu või mingid korgid või mina ei tea, kuidas neid kutsutakse. Aga ma leidsin kuskilt neid terve purgi täie. Ja no ma olen nüüd muidugi ära kaotanud, aga ma 3 tükki suutsin üles leida. Ja ma mõtlesin, et need on ideaalsed sinna jalgadeks ja panin selle megatugeva 6000 numbrise liimiga. Nad sinna jalad külge lasin jälle mõne päeva kuivada ja siis nad põhimõtteliselt on seal igavesti. Ja minu arust jäi väga äge. Sellel on ka vahepeal värv ära kuivanud ja kuna mul oli hästi ägedad sellised roosilised, pojengilised salfrätid väikeste punaste linnukestega, siis ma mõtlesin, et see roosa sobiks nagu väga hästi, sest see roosa metallik on nagu seal põhjaks. See värv, see on kusjuures mineraalvärv veel, et kunagi mingi soodukaga sain mõne euroga, oli nagu mega allahindlus ja siis ma mõtlesin, et ma võtan. Tol hetkel vaja ei olnud, aga no nüüd ma olen ikka siin ja sean seda kasutanud ja kuna see värv mulle meeldib ka, siis on nagu eriti super. Aga jah, siis ma panen siia ühele poole ühe linnupildi ja teisele poole linnupildi ja siis vahepeale lihtsalt selliseid õisi nagu üksikult. Ja et oleks nagu igast nurgast vaadates midagi huvitavat. Et muidu nagu ühelt poolt on ilus, teiselt poolt ei ole, et sa saad kasutada siis nagu mitte ainult aknalaual või ükskõik ka laua peal kasutada seda. Ja sa võid siin hoida näiteks mingid oma köögitarbikuid või mis iganes, et see ei pea siia lillepotti panema. Mul on isegi garaažis on kruvid ja igasugused sellised asjad on sellistes ilusates potsikutes, sest ikka peab ilus olema ju, ei saa ju. Ja siis ma mõtlesin, et teeks ühe sellise šokolaadimunade purgi ka pühadeks. Et võtsin ühe sellise ilusa purgi, leidsin kaltsukast ühe sellise savist kana või ma ei tea, keraamiline või ma ei teagi, milles see on. Seal oli mingi mitu tükki neid ja siis ma liimin selle sinna korgi külge, et oleks nagu selline kaunistus ja saad nagu korginupp, et sa saad keerata seda purki ilusti lahti. Ja siis ma ei jaksanud oodata, kuna see liim ära kuivab loomulikult ja hakkasin kohe värvima. Ja siis värvin selle kana ka üle, sest ma tahan, et ta oleks ühtlane, mitte selline kirju. Aga noh, kui sulle meeldib, siis sina ei pea, lihtsalt mina teen nii, nagu mulle meeldib.
Siis mul on sellised vormid tellitud kunagi AliExpressist. Need on nagu selline silikonvorm, et kui sa tahad mingit nagu silti teha purgi peale, et ma olen siin seda ka varasemalt kasutanud mitmes kohas. Panen natukene tärklist põhja, et see savi tuleks pärast kergemini välja. Ja siis see on ise kuivav saviga jälle, sa vajutad selle lihtsalt sinna nii tugevalt kinni, et ta võtab selle kuju. See peaks jääma võimalikult ühtlane, et ta ei tohiks jääda nagu kõrge väga, et ta peaks nagu sinna sisse nagu vajuma. Võtad liigsena ära ja jääb nagu selline tasapinnaline. Vajutada kõvasti kinni ja siis saab teda õrnalt hakata lahti võtma, et ta võib natukene mõnikord ka murduda, aga see oleneb sellest, kui kuiv su savi on. Siis need ääred panen silun ilusaks ja siis värskelt tuleb see ära liimida, sest ta pärast kuivab nagu kõvaks purgi peal, aga purk on ju kumer, eks. Et siis kohe tuleb see ära liimida, mitte jääda ootama. Ja kohe panen siis selle purgi külge ja siis panen kuskile sooja kohta, siis ta mõne päevaga kuivab täiesti kivikõvaks. Ja siis võib sinna peale kirjutada, siis võib seda üle värvida, mis iganes teha. Ja siin ongi pühade munad. Ja see jänesega lillepott jäi ka väga nunnu seal kõrval, mulle meeldib. Ja siin ongi see töötuba, mida ma käisin Hargla Postimaja salongis tegemas. Lihtsalt näitan mõne kaadri sellest ka. Väga lahedad purkid tulid sellest töötoast ja väga tore seltskond sattus olema. Ja tööd jätkus kauemaks, mõned lapsed tegid päris lausa 5 purki, et siin ei ole vanuse piirangut, siin võid teha ükskõik kui vana ja ükskõik kui noor. Et tulemus ei ole ju oluline, peaasi, et sulle meeldib. Ja selline saigi tänane video. Loodame, et need soojad ilmad jäävad püsima, mis praegu on. Siin mõni päev lubab lausa 20 kraadi. Ja mina olen enamus ajast nüüd aias, toimetan seal. Aga ma üritan ka üht-teist filmida ja teile näidata. Aga mul on ka mitu sellist külalisaia videot tulemas, nii et kohtume järgmine kord jälle.